Kuna paljudel on probleemiks ka kitsad ja väiksed huuled, siis täna ma näitan ka, kuidas teha huuli suuremaks, lopsakamaks. Ja selleks on meil vaja siis lihtsalt kas jumestuskreemi või peitekreemi. Et me katame selle huulepinna kõigepealt ära. Ja mugav on teha seda siis švammiga. Et kindlasti teha ka need huule piirjoone kohad jumestuskreemiga üle. Nii, ja nüüd veel kergelt puuderdame üle selle huulepinna. Ja nüüd kasutame siis sellist naturaalset tooni huulepliiatsit ja alustame joonistamist siit huule kaartest. Siis teeme natukene alumise huulel. Ja nüüd joonistame kergelt need nurgad. Ja viime siis need huulekontuurid kokku ja just seda ülemist huult siis joonistame ka kergelt ümaramaks. Ja nüüd viime need jooned kokku ja alumise puhul tõmbame ka lihtsalt oma huule joone järgi, aga mitte väga ümaraks. Ja ideaalne oleks siis see, kui meil alumine ja ülemine huul oleksid sama laiused, et siis tihtipeale on paljudel ikkagi ülemine huul on kitsam, et siis just pliiatsiga on teda kõige mugavam joonistada natuke suuremaks. Nii, edasi siis me kergelt paneme nüüd seda peitekreemi veel uuesti siia tupsutame peale. Ja nüüd kanname siia peale siis sellise heleda huuleläike ja võib olla väga vabalt see huuleläige selline pärlmutter, mis annab siis veelgi rohkem sellist volüümi huultele. Kannan teda rohkem siia keskosale ja siis hajutan natuke ka seda huule piirjoont. Ja muidugi selliste kitsaste ja väikeste huulte puhul paremini on kasutada ikkagi heledaid toone. Loomulikult saab ka tumedamate toonidega, aga selleks on vaja veelgi rohkem seda huult modelleerida ja seda me näitame järgmine kord.